-28 tankerilaeva vaid ühe ööga. Ukraina muudab täielikult sõjastrateegiat ja president Zelenskõi on isegi loonud kauglöökide väejuhatuse, mis juba töötab. Ukraina mehitamata süsteemide väed teatasid täna, et vaid mõne ööga pidasid meredroonid tõelist jahti Venemaa varilaevastikule. Need on 10 tankerid, millega Moskva hiilib sanktsioonidest mööda ja veab naftat. Lisaks süttisid need 10 tankerid otse Aasovi merel. Tulemus oli see, et Venemaa sulges esimest korda kogu täiemahulise sõja jooksul Aasovi Doni kanali ja Kertši väina. Ja nende kaudu läheb kuni veerand kogu Venemaa nisu ekspordist. Euroopas tõusid teraviljahinnad kohe ja see on kõigile signaal, et tuleb võimalikult kiiresti sundida Vladimir Putinit seda lõpetama. Vastasel juhul mõjutab see absoluutselt kõiki. Selles saates on suur ülevaade ühest suure teema uudistest. Kuidas Ukraina uputab Venemaa Föderatsiooni varilaevastikku ja lämmatab samal ajal Venemaa nafta ja teravilja ekspordi. Miks Zelenskõi seda tegi? Kas Zelenskõi lõi eraldi kauglöökide väejuhatuse Venemaa vastu? Kuidas Ukraina rünnakud naftatöötlemistehastele halvavad peaaegu poole Venemaa naftatöötlemisest ja põhjustavad kütusekriisi? Miks Patriot rakettide tootmine, mille Trump Ukrainale lubas, ajab Vladimir Putini ummikusse? Ja kuidas Venemaa sellele vastab, alates uuest reaktiivdrooni Keran Force Seekerist kuni katseteni demonstratiivselt pealetungi kujutada. Minu nimi on Aleksei Pitsi, arutame kõiki neid teemasid koos, aga enne kui alustame. Minu nimi on Aleksei Pitsi, arutame kõiki neid teemasid koos. Aga enne kui alustame, palun igal ühel tellida see YouTube'i kanal. Me liigume 300 000 piiri poole. Ma olen tänulik, kui just teie isiklikult saate nende 300 000 osa, kelle tõttu pooled naftatöötlemistehased viidi rivist välja ja põhjustasid. Alustame siis peamisest. 11. juuli öösel viisid Ukraina kaitsejõud läbi uue ulatusliku operatsiooni Aasovi merel ja numbrid on muljetavaldavad. Ukraina relvajõudude peastaabi andmetel sai kannatada 21 Vene tanker. Lisaks neile tabasid Ukraina sõjaväelased 4 buksiiri, 2 kaubalaeva ja 1 süvenduslaeva. Kokku 28 laeva ühe ööga. Teate, see on ilmselt rekord kogu minu sõja jooksul. Mõelge vaid, 28 laeva rünnati ühe ööga Aasovi merel. Aga 21 neist olid just nafta ja naftatoodetega tankerid ja see oli taas ainult ühe öö jooksul. Ukraina mehitamata süsteemide vägede ülem Robert Macher-Brody avalikustas kogu Putini varilaevastiku jahtimise ulatuse. 5 öö jooksul, 6-11 juulini, tabasid Ukraina droonisüsteemide väed juba 76 Vene laeva. Ta teatas ka, et löökide tõttu peatati liiklus Kertši väina kaudu. 11. juuli öösel ründasid Ukraina sõjaväelased 53 sõjalist objekti okupeeritud Krimmis ja lõunas, sealhulgas laevastiku ja energeetikataristut. Ja see polnud ühekordne aktsioon, see on juba terve seeria. Kõik algas 9. juuli öösel, kui Ukraina kaitsejõud andsid ulatusliku löögi Vene sihtmärkidele Aasovi merel. Siis tabati 12 laeva, samuti naftaterminal ja okupantide laskemoonaladu. Seejärel veel rünnakud ja vaid mõne päevaga muutis Ukraina Aasovi mere sellisest vaiksest tagalast Vene tankerite jahipiirkonnaks. Seal on nüüd nagu lasketiirus, drooniväed lihtsalt jahivad ja ründavad. Ja pange tähele, venelased ei suuda sellega mitte midagi teha, üldse mitte midagi. Nad saavad ainult mida? Väina sulgeda ja kõik. Ja just siin on kõige olulisem tagajärg, mis näitab, et strateegia töötas. Venemaa astus pretsedenditu sammu.
droonirünnakute tõttu peatasid Venemaa Föderatsiooni võimud ajutiselt laevaliikluse Aasovi Doni kanalis mööda veeteed, mis ühendab Doni Aasovi merega. Peale selle teavitasid Vene piirivalvurid laevandusettevõtteid, et nad lõpetavad taotluste vastuvõtmise läbipääsuks Kertši väina kaudu. See tähendab, et ka Kertši väin suletakse. Miks tabab see kõige valusamast kohast? Sest see lööb mitte ainult nafta pihta, vaid ka teravile pihta. Veel ühe Venemaa eelarve tuluallika pihta. Analüütikute hinnangul läbib Aasovi merd kuni 25% Venemaa nisu ekspordist, sealhulgas seda teravilja, mille venelased on jultunult okupeeritud Ukraina aladelt varastanud. Ja miks? See õigustab muide ka rünnakuid kaubalaevade vastu. Mööda rannikut asuvad 2 Venemaa suurimat teravilja tootmispiirkonda. Need on Rostovi oblast ja Krasnodari krai. Ja maailmaturu reaktsioon oli kohene. Teadete taustal laevanduse peatamisest tõusid nisu hinnad Euroopa börsil Euronext reeden 4%, jõudes viimase 6 nädala kõrgeima tasemeni. Analüütikud märgivad ka, et see on tegelikult esimene tõsine tõrge Venemaa teravilja kaubanduses kogu 4,5 aasta jooksul, alates täiemahulise sõja algusest. Tuletan ka meelde, et 10. juuli öösel ründasid droonid Aasovi, Taganrogi ja Rostovi oblasti piirkondi. Aasovis süttisid 2 naftasaaduste hoiukohta. 11. juuli öösel ründasid droonid Taganrogi lahes veel 4 Vene laeva, sealhulgas metanooliga tankerit. Nagu öeldakse, rõngas tõmbus järk-järgult koomale. Lõpuks pidi Moskva lihtsalt akvatooriumi sulgema. Ja nüüd kõige tähtsam. See tankerite jaht Aasovi merel ei ole improvisatsioon. See on osa Ukraina uuest sõjalisest doktriinist. Ja Volodõmõr Zelenski vormistas selle institutsionaalselt. Edasi tsiteerin Ukraina presidenti. Täna allkirjastasin ma määruse spetsiaalse väejuhatuse loomisest Ukraina relvajõudude koosseisus. Kaugele ulatuva, sisuliselt globaalse mõjuga väejuhatus Venemaa vastu selles sõjas. Uue struktuuri ülesanne on väga selgelt sõnastatud. Kõik olemasolevad ressursid tuleb koondada, et veelgi enam ja märkimisväärselt vähendada Venemaa sõjalist potentsiaali. President ei nimetanud komandori nime, märkides vaid, et see inimene on tugev ja kindlasti väga kogenud. Samal ajal loodi ühendatud kiire reageerimisjõud, mida juhib Ukraina kangelane, brigaadikindral Dmitri Vološin. Tegelikult on see sõjastrateegia muutus. Ukraina viib ametlikult üle. Pikamaa rünnakud naftatöötlemistehaste, tankerite, sõjatööstuskompleksi tehaste, energeetika ja nii edasi vastu. See ei ole enam üksikute operatsioonide kategooriast nagu varem, mäletate oli seal Pautin operatsioon, kõik olid vaimustuses, aga selleks valmistuti kaua. See oli ühekordne ja siis olid pausid. Ei, nüüd viiakse see kõik iseseisva väejuhatuse väeliigi alla, mis hakkabki töötama ainult selliste löökide jaoks. See tähendab, et sõda viiakse süsteemselt Venemaa tagalasse. Aga merel tankertite jahtimine on vaid pool sellest strateegiast. Teine pool on löögid naftatöötlemistehaste pihta ja siin on tulemused veelgi ulatuslikumad. Ukraina relvajõudude peastaabi andmetel oli 2026 aasta juuli alguseks Ukraina kaitsejõud rivist välja viinud 43% Venemaa naftatöötlemise projekteeritud võimsusest. See tähendab peaaegu poolt. Ainult viimase kuu jooksul rünnati edukalt 8 Venemaa top 10 naftatöötlemistehasest. Kogu kaotused tööstusharus alates 2025 aasta augustist ulatusid 13,5 miljardi dollarini. Rünnakute geograafia näitab, et peaaegu pole enam kättesaamatuid objekte. Ukraina relvajõudude peastaap avadas ainult juulikuiste rünnakute tagajärjed. 4. juulil toimunud löök Peterburi naftaterminalile kahjustas korraga 8 erineva mahuga mahutit. 8. juulil süttisid Voroneži oblastis Borissoglepski lennuväljal 28 tsisterni. Biokerosiiniga, mille kogumaht oli 1600 kuupmeetrit. Tabamusse said Slavnefti Januse naftatöötlemistehas Jaroslavlis ja tehas Kstovos. Krooniks sai Omski naftatöötlemistehas, mis on kõige võimsam Venemaal. 6. juulil tabati sihtmärk umbes 2500 kilomeetri kaugusel piirist. Pärast seda jäi Venemaale sisuliselt vaid üks suur tehas, mida ei olnud rünnatud. See asub Irkutski oblastis. See ei kuulu esikümnesse, kuid siiski on see ainus rafineerimistehas, mida pole veel rünnatud, Irkutski oblast. Tulemus Venemaa tagalas on kütusekriis.
autobensiini tootmine, tähelepanu, on langenud 65%-ni ehk 65% venelaste keskmisest suvisest siseturu tarbimise tasemest. Ja nüüd Ukraina armee edusammude taustal tuli ka suur poliitiline uudis. Sel nädalal nõustusid USA andma Ukrainale litsentsi Patriot rakettide tootmiseks ning Donald Trump kiitis avalikult Zelenskid, nimetades tema tööd vapustavaks. Miks see on oluline? Washington Post hindab seda sammu kui lõksu Vladimir Putinile. Nimelt, kui Ukrainal on piisavalt Patrioti rakette, jäävad Vene okupandid ilma oma peamisest võtmerelvast ehk ballistilistest rakettidest. Väljende hinnangul peab nüüd just Putin pead murdma selle üle, kuidas neid kohalikke reaalsusi esitada soodsamas valguses. Pärast seda, kui Trumpi administratsioon hakkas avalikult tunnistama Ukraina edusamme, Kremli reaktsioon täna reetis segadust. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov teatas, et Moskva ei pea seda kõike eskalatsiooniks, kuid nimetab Washingtoni lähenemist ekslikuks. Ja ta hoiatas, et see otsus võib sõda ainult pikendada. Tõesti või? Tõesti või? See tähendab, et venelaste loogika järgi, kuigi ma arvan, et nad saavad väga hästi aru, mida nad räägivad, aga nende loogika järgi, kui Ukraina üldse ei oleks vastu hakanud, oleks sõda juba ammu läbi olnud. Nagu kui te üritate vastu hakata, kui te lööte selle agressori ehk Venemaa nahaalsele näole, kui te lööte selle pehme diktaatori Putini näole, siis see venitad sõda pikemaks. Nagu, miks te lööte? Ärge lööge. Lihtsalt, leppige sellega. Venelased, jätke meelde. Jätke meelde. Üks väga oluline asi. Ukrainlased ei ole allaheitlikud nagu teie. Teie olete allaheitlikud. Te olete klassikalised allaheitlikud. Teil algas kütusekriis ja te olete sellised. Kõik on super. Lähen seisan tanklas järjekorda, seisan seal ööpäeva ja saan 20 liitrit bensiini. Aga venelased ju ei ütle Putinile, mis toimub, kuidas sa selleni viisid. Nad ütlevad, ei. Mis te räägite? Meid ei saa vallutada. Mis meie teeme? Me läheme üle Hiina elektriautodele. Läheme ja lakkume oma suurel Hiina vennad saapaid ning palume. Anna meile palun elektriautosid ja päikesepaneele. Selle üle nad uhkust tunnevadki. Ma rõhutan, te unustate, et ukrainlased ei ole venelased. Ivo Kutšma kirjutas, Ukraina ei ole Venemaa. Nii, aga siin on jälle oluline aus märkus, selleks, et olla aus. Sõjalised eksperdid hoiatavad praegu, et Patriot rakettide tootmise käivitamine ei lahenda probleemi kiiresti. Tehnoloogia keerukuse tõttu võib täiemahuline tootmine alata alles umbes 2 aasta pärast. Ja kogu rakettide pakk 3 tootmistsükkel võtab aega umbes 24 kuud ning hõlmab ligi 400 erineva komponendi tarnijat. Selliste rakettide litsentseeritud tootmine toimub täna ainult Saksamaal ja Jaapanis. Kuid teisest küljest on ka teine uudis, mis leevendab seda olukorda. Patriot rakette Ukrainale hakkab juba täna tootma Saksamaa, kuni me oma tootmist üles seame. Venemaa ei istu muidugi samuti käed rüpes ja nende vastus puudutab samuti droone. Vene allikad avaldasid täna uue ründedrooni Keran 4 Seeker omadused, mis on põhjalikult moderniseeritud Shahed. Deklareeritud lennulatus on 550 kilomeetrit, lahingupea mass kuni 50 kilogrammi. Mis teeb selle drooni ohtlikuks? Ukraina luure teatas juba mais, et Keran 4 sai uue tugevdatud lennuki kere, parema aerodünaamika ja mis kõige tähtsam, Hiinast toodetud turboreaktiivmootori. Ja nüüd suudab see kiirendada kuni 500 kilomeetrini tunnis ja lennata kuni 5 kilomeetri kõrgusel. Aga peamine on see, et Venemaa lõi selle drooni just vastumeetmena Ukraina püüdurdroonide vastu, mis muutusid liiga tõhusaks. Venemaa üritab samuti maal sellist murrangut näidata. Vene sõjaväelased teatasid, et Ukraina relvajõud on hakanud pealetungil kasutama maismaa roboteid. See on iseenesest tunnistus sellest, et initsiatiiv liigub üha enam mehitamata süsteemide kätte. Ja Ukraina kasutab neid mehitamata süsteeme mitte ainult õhus ja merel, vaid nüüd juba ka maismaal, maapinnal. Samal ajal ei ole Venemaal endal rindel tegelikke suuri edusamme. Edenemist täheldatakse vaid üksikutel rindeleikudena. Järeldus on väga lihtne. Ukraina on muutnud oma strateegiat. Kurnavate positsioonilahingute asemel lämmatab Ukraina Venemaad majanduslikult ja logistiliselt. Täpselt ja kaugel sisemaal. Nädala jooksul 76 tabatud, laevajaht Putini varilaevastikule, suletud Aasovi Don kanal ja Kertši väin, maailmaturu nisuhinnatõus ja nii edasi. Lisaks on peaaegu pool Venemaa nafta töötlemisest rivist väljas.
Venemaal on kütusekriis, 13,5 miljardit kahjumit ainult nafta töötlemises. Lisaks Ukraina relvajõudude uuele kaugmaalöökide väejuhatusele, mis seab selle kõik süsteemsele alusele. Ja lisaks saame veel litsentsi Patrioti tootmiseks, mis ähvardab võtta Venemaalt tema ballistiliste rakettide trumbi. Sel ajal jätkab vanavanamees Vladimir Putin võltsitud edasliikumist esitlust rindel justkui võitudena. Tema jaoks, selle vana raugastunud mehe, selle kaisukaru vanaisa Vladimir Putini jaoks tähendab võit just neid jalaväe tormijookse rindel. Võtsid veel 100 meetrit püha Ukraina maad. Võit. Samal ajal, kui Ukraina otsustas juba ammu mitte minna nende metsistunud venelastega otse vastama. Ukraina otsustas hävitada vaenlase tagalad. Ja samal ajal, kui Putin tuleb välja ja räägib, vaadake, me vallutasime veel 100 meetrit Ukraina maad. Ta unustab koma järel lisada, et samal ajal hävitas Ukraina kõik meie naftatöötlemistehased, surub meid välja Aasovi merest. Me sulgeme väinad, peatame üldse nafta, nisu ja naftatoodete ekspordi. Kogu riigis on meil täielik jama bensiiniga. Ukraina suurendab kaugrünnakuid. Peaaegu kogu Venemaa territoorium on juba löögi all. Ja nii edasi, ja nii edasi. Seda kõike unustab ta mainida. Tema jaoks, nagu vana fossiili jaoks, tähendab võit midagi sellist nagu esimeses maailmasõjas. See on otsene vastasseis bajonett bajoneti vastu rindel. Ja mis on oluline? Isegi avaldus uute reaktiivsete droonide Keran 4 Seeker käivitamisest on tähelepanuväärne. See on kaitsja, mitte ründaja vastus. Venemaa on sunnitud midagi tegema, vaid vastuseks Ukraina relvajõudude edule. Ehk vaadake, Keran 4 Seeker ilmus vastusena sellele, et Ukraina lõi edukad püüduldroonid. Ukraina viis sõja rindelt üle Venemaa majandusse. Tankeritesse, naftatöötlemistehastesse, sadamatesse, kanalitesse ja nii edasi. Ja otsustades selle järgi, et Moskva tuli esimest korda sulgeda oma ekspordikoridor, töötab see Ukraina uus strateegia suurepäraselt. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamuse ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna like. Kui soovite selle kanali tööd toetada, saate seda teha ükskõik millise annetusega selle video kirjelduses olevate linkide ja rekvisiitide kaudu. Olen tänulik igasuguse teie toetuse eest. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head kõigile.